Paljud inimesed ütlevad, et külmadel päevadel võib teie auto aku halvasti töötada. Aga tõde on see, et suurim süüdlane ei ole mitte külm, vaid hoopis kuumus. Täna ma näitan sulle, miks autoakud lähevad kuumas kliimas kiiremini rikki. Kas oled kunagi mõelnud, miks enamik inimesi muretseb autoakude pärast just karmil talvel? Aga võib-olla peaksid nad hoopis muretsema suvise kuumuse pärast. See võib tunduda vastuintuitiivne, kuid tegelikult on äärmuslik kuumus sinu autoakule palju kahjulikum kui külm. Kuigi paljud usuvad, et külmakraadid on peamine süüdlane, põhjustavad tegelikult kõrged temperatuurid suuremat kahju ja lühendavad aku eluiga pöördumatult. Ja just sellepärast uurimegi täna, kuidas kuumus mõjutab meie sõiduki olulisi osi. Aga kuidas täpselt töötab auto aku, et temperatuuril on nii oluline roll? Iga aku töötab sisemiste keemiliste reaktsioonide kaudu, aku sees. Siil on elektroodid ja elektrolüüt, mis töötavad koos, et toota elektrit, kui sa auto käivitad. Need keemilised reaktsioonid on äärmiselt tundlikud temperatuuri suhtes. Kui on külm, aeglustuvad keemilised reaktsioonid loomulikult, vähendades hetkel saadaval olevat jõudlust. Aga see tegelikult pikendab aku eluiga aja jooksul, sest reaktsioonid toimuvad aeglasemalt. Aga kui on palav, need samad keemilised reaktsioonid kiirenevad oluliselt, tekitades palju rohkem sisemist aktiivsust. See kiirenenud aktiivsus ongi võti mõistmaks, miks kuumus hävitab akusid nii kiiresti. Kui sa paned autoaku äärmise kuumuse kätte, kiirendad sa sisuliselt kogu aku keemilise vananemise protsessi. Mida kõrgem on temperatuur, seda kiiremini see vananemine toimub. Uuringud näitavad, et akud, mis on kokku puutunud 45 kraadise temperatuuriga, degradeeruvad üle 2 korra rohkem kui need, mida hoitakse 25 kraadi juures. Et seda paremini mõista, see tähendab, et kuumas kliimas võib aku kaotada umbes 6,7% oma mahutavusest pärast 200 laadimistsüklit. Samal ajal kui sama aku mõõduka kliimaga piirkonnas kaotab vaid 0,3%. See erinevus võib tunduda väike, kuid kuude ja aastate jooksul on kumulatiivne mõju laastav. Aga mis täpselt aku sees toimub, et kuumus seda kahjustab? Tegelikkuses toimub korraga mitu kahjulikku protsessi. Esiteks põhjustab tugev kuumus aku sees oleva elektrolüüdi, mis on keemiliste reaktsioonide jaoks oluline vedelik, aurustumise. Kui elektrolüüt aurustub, ei saa keemilised reaktsioonid enam normaalselt toimuda ja aku kaotab oma võime energiat salvestada ja anda. Lisaks kiirendab kuumus pliihappeakkudes, mis on traditsioonilistes autodes veelgi tavalisemad, sulfatsiooni, protsessi, mille käigus moodustuvad akuplaatidele pliisulfaadikristallid. Need kristallid vähendavad aku tõhusust ja kasutusiga. Samuti tekib sisemiste komponentide üldine kulumine, kuna kuumus suurendab mehaanilist ja keemilist pinget kõigis aku osades. Aga kas aku kestvus tõesti erineb nii palju erinevates kliimades? Numbrid kinnitavad seda täielikult. Tarbimisandmete ja sõltumatute uuringute kohaselt lõunaosariikides, kus kuumus on püsiv, kestavad autode akud keskmiselt 17 kuud vähem kui külmemates põhjaosariikides. Et seda konkreetsemalt väljendada, kui tavaline aku mõõduka kliimaga piirkonnas kestab 3–5 aastat, siis sama aku kuumas kliimas nagu Brasiilias või Floridas võib vastu pidada vaid 2–3 aastat. Ja see on märkimisväärne eluiga vähenemine, mis tähendab palju sagedasemaid asenduskulusid neile, kes elavad kuumades piirkondades.
aga kuidas on välistemperatuur seotud aku sisemise kuumusega? paljud inimesed ei mõista, et mootoriruumis olev temperatuur on veelgi ekstreemsem kui välistemperatuur. mootoriruumis võib temperatuur tõusta palju kõrgemale kui välisõhus, eriti kui auto seisab pikka aega päikese käes või kui mootori jahutussüsteem ei tööta korralikult. Lisaks tekitab aku töö ise soojust. Kui aku toidab autot või seda laetakse generaatori abil, toimuvad sees keemilised reaktsioonid ja selle tulemusena tekib soojust kõrvalproduktina. Juba kuumas kliimas ei suuda aku enda tekitatud lisasoojus korralikult hajuda, luues ohtliku tsükli, kus kuumus kahjustab akut ja aku omakorda tekitab veelgi rohkem soojust. Aga kas on olemas viise, kuidas kaitsta akut liigse kuumuse eest? Jah, on küll. Esimene ja kõige lihtsam viis on võimaluse korral hoida autot alati varjus. Auto hoidmine garaažis või varjulises parklas võib vähendada mootoriruumi sisetemperatuuri. Samuti on oluline regulaarselt kontrollida auto laadimissüsteemi, sest ülelaetud aku saab kuumas kliimas veelgi kiiremini kahjustada. Aku puhtana ja klemmid korrosioonivabadena hoidmine aitab samuti, sest korrosioon vähendab tõhusust ja võimaldab rohkemal soojusel sees tekkida. Lõpuks investeerivad mõned autoomanikud äärmiselt kuumades piirkondades mootoriruumi soojusisolatsiooni või sobivatesse ventilatsioonisüsteemidesse. Mõnel mudelil on akul kaitsekate või isoleeriv tekk, mis kaitseb akut mootori ploki temperatuuri eest. Teie arvamus on meie jaoks oluline, nii et kui teile video meeldis, siis tellige kanal, kui te pole seda veel teinud, pange videole like. Ja kui soovite meid aidata selle ja paljude teiste sisutüüpide loomisel siin platvormil, siis kaaluge liikmeks astumist. Ja aidake meid kohvi, juustusaia või millegi muuga ning teid mainitakse meie videotes. Kas soovite professionaalselt areneda või omandada uue tehnilise oskuse? Skaneeri QR-kood või kasuta kirjelduses olevat linki ja avasta leht kõigi kursustega, mida soovitame. Mis sa arvad? Kas teadsid, et kuumus mõjutab seda, kui tihti pead akut vahetama? Kas oled pidanud aku lühikese aja jooksul välja vahetama ja mõelnud, miks see nii on? Jäta oma arvamus siia kommentaaridesse, ma tahan teada. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii, inseneeria huvilised. Suured tervitused ja kohtumiseni järgmises videos.